Nii, tervitus! Siin on minu nii-öelda swamp tanki või õigemini sellest saab selline väikejärvede paat, mis on nagu livepüügiks siis täielikult ümber kohandatud. Kõigepealt suur tänu Laurile, kes selle paadi mulle müüs hea raha eest ja siin juba põhimõtteliselt kõik ära tegi. Mina pean ainult tehnika sisse panema. Siin on esimene iste, siin on tagumine iste, siin istub siis see mees, kes on puldis. Põhilood Humminbird Apex 13, millel on siis nii-öelda paadiandur küljes ja kõik andurid lähevad selle külge. Siia läheb siis paadiandur ja siia alla siis laivandur. Ja siia tuleb siis veel laivandurile ekraan ja siis ette tuleb veel üks ekraan nii-öelda esimesele mehele, kes istub siin ja kes neid tagumisi ekraani ei näe. Muidu oleks nagu jube igav siin ees istuda, siis saab selle laivanduri näidu talle samamoodi sinna ette ekraani panna. Vot siuke äge väikejärvede vallutamise paat, kuhu selle suurega ei pääse. Ja nüüd mul on siin 2 100 amprist akut on juba kastide sees. Siia läheb siis vöörimootor Mingota Terova 12 volti 55 lbs võimsusega. Ja siis teine 100 ampertunnine aku, mille külge lähevad siis kõik seadmed. Vot. Ja selles videos ma siis üritan näidata, kuidas ma selle kõik kokku laon. Et siin on paras jagu igasuguseid pistikuid ja juhtmeid ühendada ja tegemist on küll. Aga hakkan vaikselt pihta. Nii, ma panin selle Helixi kinnituse ära. Apex saab siia, Helix sinna ja siis Solix saab sinna ette siis sellele nii-öelda kaasreisijale. Aga nüüd on siis vaja toitejuhtmed. Kõigepealt Humminbird Apexi toitejuhe. Siis veel üks sama toitejuhe Megalaivi jaoks, siis Helixi toitejuhe ja Solixi toitejuhe. Ja need 4 juhet lähevad mul siin aku peale ja selleks on juba taaskord tänud Laurile väga mõnus kaitsmeblokk juba ette valmistatud. See läheb siis aku peale, kaitsmeblokk, ja siit tulevad juba 4 otsa välja. Minul ei jää muud üle, kui ostsin selleks spetsiaalsed pistikud. See on mul vist juba väljas ka pakendist, jah. Et minul ei jää muud üle, kui nüüd need toitejuhtmed ühendada pistiku külge ja siis on väga lihtne plug and play põhimõtteliselt. Et kui iga kord, kui vee pealt maha tulen, hops, pistikud tagant ära, loodid ilusti maha, et väga kiirelt saab niimoodi. Vot, nüüd ei olegi muud, kui hakkan juhtmeid siia kinni siis jootma. Vot. Nii, kerge tagasilöök oli, et mul spetsiaalsed hülsitangid selliste hülside pigistamiseks, mis nende Deutsche pistikutele lähevad. See ei toimi, et ta ei pigista seda hülsi piisavalt kinni ja siis mul tuleb nüüd teha teistmoodi. Ehk siis ma panen need klemmid siia puidu sisse. Siis ma valan nad tina täis ja siis ma surkan need juhtmed siia otsa.
tina kiivistub ära. Ja nii-öelda kõvastub. Ja ongi kõvasti kinni. Ja need lähevad siit tagant hopsti oma pesadesse. Läheb klemm sisse ja ongi valmis. Üks on juba sedasi tehtud. Ja need lähevad juba olemasolevate pistikute külge. Ja kõik pistikud on ilusti veekindlad. Nii, Solixi ja Helixi toitejuhtmed on ühendatud. Nüüd on veel 2 Apexi toitejuhet. Ja nendega on see asi, et nendel on nüüd kaabel oluliselt jämedam, 2,5. Ja minu hülsid on 1,5, ehk siis ma pean siit natukene maha koorima, et ma saaksin need ilusti sinna sisse nendesse hülsidesse. Aga kui need on tehtud, siis on tegelikult elektroonikal toide olemas, siis on vaja switchile veel toide taha panna ja siis pöörimootor. Ja ongi kõik. Nii, juhtmetele ma sain nüüd otsad külge. See oli hullem porno, kui ma kartsin. Kuna jah, need hülsid olid ühe jämedusega ja juhtmed jämedamad ja ühesõnaga vahet ei ole. Nüüd on switch. Switchi ma panen siia ja switchist siis switchi ma saan tuua 5 netikaablit, mis siis üks on kindlasti Megalive'i oma ja siis Solixist tuleb switchi. Hamin sellest Helixist läheb switch, et ma saaks nagu ühe loodi pilti teise jagada. Et switchi toide tuleb siit aku pealt ja switch saab siis paigaldatud siia alla näiteks. Roostevabade kruvidega on natukene nikerdada, et nad ära ei murduks. Switch on õnneks siuke asi, millel ei ole vaja kogu aeg ligi pääseda. Et see elab oma elu ja seal on juhtmed külge ühendatud ja rohkem temast mingit tuli ei ole. Lihtsalt töötab ilusti omas rütmis. Nii, nüüd ma olen jõudnud sinnamaale, et akukast on paigas. Siin on kaitsmeplokk, siin on siis miinusklemm ja siit tulevad kõik välja. See läheb ette esimesse ekraani, siis ühest neist näiteks siia läheb Helix, siis ühesse neist läheb Apex ja teise läheb Megalive. Ja Megalive'i ja siis paadianduri peangi nüüd järgmiseks panema külge. Nüüd me oleme jõudnud siia maale, kus tuleb panna paadiandur. Algus oli mõte, et see läheb selle live-anduri jalaga ühe kinnituse külge, aga panen ikkagi ahtripeegli külge. Selleks on mul selline polüamiid või mingisugune kõva plastik, vist on sellise nimega. Et siia on mul augud sisse puuritud, ahtripeegli külge ka. Ahtripeegli külge panen aukudesse silikoni ja siis seespoolt kruvidega selle tüki siia kinni ja paadianduri panen juba selle tüki külge siia ja siis on nii nagu ikka. Kõigepealt panen selle kinni ära siia. Kõigepealt need augud silikoni täis.
silikoniga iseenesest pole koonerdada nagu mõtet. Et toda võib ikka julgelt panna. Sest et oluline on, et see asi ikkagi veekindel oleks. Nii. Panen ta kinni ära ja siis järgmiseks paneme paadianduri siia tüki külge. Aga kui te neid töid tegema ise peaksite hakkama, siis arvestage, et teil on igasuguseid tollvõtmeid vaja, et mul ka kahjuks tollvõtmeid ei ole ja praegu olen hädas meie mõistes siis 7,5 boldi keeramisega. Mul on 7 ja 8 võti. 8 jääb natuke suureks ja 7 pole mingit kasu. Paadiandur on nüüd paigas. See vaatab siit ilusti alt läbi, et selle paadiga, kuna liikumine on ikkagi vaikselt vöörimootoriga, siis ei ole see anduri nii-öelda põhjalt väljas olek pooles vinnas nagu nii oluline, et siit mingisuguseid siukseid segavaid mulje nagu nii tulema ei hakka, kuna liikumine on vaikselt. Aga sellegi poolest saab vajadusel seda ülespoole nihutada, lihtsalt kruvid tuleb lahti ja keerata. Eks näis esimesel korral, kuidas ta näitab. Aga need poldid on mul pandud sellist parajas jagu jõuga, et kui ma paati nüüd transpordin, siis ma saan selle anduri lihtsa vaevaga üles keerata. See tähendab seda, et ma ei lõhu seda ära. Et selles mõttes on ta nagu nüüd niimoodi siin paigas. Proovin nüksed kahepoolse teibiga kaablikinnitus asju, et ma ei taha seda anduri uhet siia taha kinni panna, kuna mul on pidevalt vaja seda liigutada. Ja siis ta jääb sellises paindes asendisse siin. Aga teisalt oleks hea, kui ta on ilusti kinni, et ma proovin, kui ma panen ühega siit, eks ju. Ja siis järgmise panen siit seest, et kuidas ta sedasi püsib. Nii, paadiandur on paigas, loodid on paigas peale soliksi, et nüüd ongi jäänud vöörimootor. Nii, tagurpidi tegin lahti. Vöörimootoriks on Mingota Terova 12 volti. Selline üles keeratud äärtega rohuvaba propeller. Ja ega siin muud ei olegi. Tuleb kiirkinnitusplaat külge panna. Ja see läheb siia ja ongi olemas. Hakkangi sellega tegutsema. Nii, vöörika ma sain peale. Nüüd on vaja panna külge tiivik. See paber tuleb ära võtta ja punast seibi pole vaja kasutada. Seda pole vaja, need on transpordi asendiks ainult. Tuleb vaadata, et see splint kindlasti siin oleks. Siin taga on samamoodi see splindi koht. Ja selle paned siia sisse. Siis ta läheb ilusti sinna vahesse. Kõigepealt seib ja mutter.
ongi korras. Nüüd on vaja juhtmetele. Siit ma lõikan juhtmete küljest, ma lõikan need otsad maha ja panen uued klemmid ja sellise pistiku. Ja siis mul on kiireühendus olemas. Juhtmed ma koorisin ära ja ma murdsin topelt, kuna see üldse on natuke suurem. Et ma pigistan need hülsid nüüd siia otsa. Ja siis sulatan termokahanevad peale ja siis panen siia stepslisse. Ja hülsid saab kokku suruda selliste spetsiaalsete tangidega. Ja pigem soovitan alati pigistada siit tagant otsa poolt, sellepärast muidu sa pigistad selle nii-öelda juhtme hülsist välja. Natukene kohmakad suured tangid, millega ei ole üksilda kõige mugavam teha. Aga saab hakkama. No nii, lõpuks ongi projekt valmis. Et lühidalt siis uuesti, mis siin on. Hummingbird Apex on põhilood, millel on siis paadiandur, millega siis näeb paadi alla külgedele. Ja siis Hummingbird Helix 9, Apex on 13, Dolly Helix 9 on siis puhtalt laivi taga. Ja Solix 15 on siis nii-öelda kaasreisjale, näiteks kui keegi tuleb giidipäevale, siis ta näeb samamoodi suurelt ekraanilt laivi pilti või siis selle Apexi pilti. Et ei ole sellel esimesel mehel ka igav. Ja seda kõike vahendab switch, kus siis switchi tagant lähevad siis kaablid kõikidesse loodidesse ja nii-öelda kogu süsteem on omavahel ühenduses. Vöörimootor Mingota Terova 12 volti, 55 LBS-i, seda toidab siis 12 voldine liitiumaku 100 ampertundi ja seadmetel on teine 100 ampertunnine liitiumaku. Ja ongi kõik, et selline äge kombo, üldse ei pea tegelikult neid seadmeid nii palju olema, et tegelikult sellise väikejärve paadi jaoks piisaks ka ühest loodist. Aga kuna ma sain suure paadi pealt need kõik ümber tõsta, siis nii oli lihtsam. Et vöörimootorile samamoodi läheb netikaabel külge ja see on ühendatud siis Hummingbird Apexiga. Ehk siis kui ma näen side-scanni pealt mingit näitu, siis ma saan vajutada ekraanile näidu peale ja vöörimootor kupatab kohe sinna juurde. Et selles mõttes siuke väga tark ja nutikas väike paat. Et kui on ka omale plaanis midagi väikejärvedele ehitada, siis mis puudutab Mingota ja Hummingbirdi seadmeid ja tehnikat, siis saan olla abiks. Nii et võtke julgelt ühendust. Aga tänud vaatamast ja selline see äge paat sai ja kui kellelgi on huvi giidipäevale sellega tulla mingeid väikeseid metsajärvi avastama, siis kirjutage ja lähme. Tšau!